Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho. Täna on mul külas Swedbanki finantskuritegude tõkestamise divisjoni juht Raul Vahtra. Tere tulemast! Tervist! Me räägime täna pettustest ja võib-olla natukene siia sissejuhatuseks statistikat ka, et Politsei- ja Piirivalveameti andmetel kaotasid inimesed mullu pettuste tõttu ligi 8 miljonit eurot ja tänavu on Eesti inimesed poole aasta jooksul siis petturitele kaotanud juba ligi 7,6 miljonit eurot. Et tundub, et me edestame eelmist aastat ja sellest enam 4,5 miljonit siis telefonipettuste tõttu. Et Raul, räägi alustuseks, millega sinu division tegeleb? Nagu nimigi ütleb, siis finantskuritegevuse tõkestamisega. Tegelikult siis see hõlmab kõiki, nii rahapesu tõkestamist, terrorismi rahastamise tõkestamist, samuti siis rahvusvahelisi finantsaktsioone ja ühe osana ka pettusi. Ja mis sind selle valdkonna juures kõige rohkem köidab? Olen nüüdseks siis juba üle 30 aasta kuritegevusega võidelnud, et 26 aastat politseis ja nüüd siis juba läheb 6 aastas Swedbankas. Ma arvan, see mind kõidabki, et ma saan anda võib-olla midagi ühiskonnale enda poolt tagasi, aidata seda turvalisemaks muuta. Et politseis pigem siis läbi uurimise ja reageerimise, et leiab pätti üles ja kui kohus süüdi mõistab, saadata vanglasse. Aga pangas siis pigem läbi ennetuse, ehk siis me üritame teha maksimumi enda poolt, et selliseid finantskuritegusid meie panga kliendid, meie panga kaudu toime ei pandaks samuti, et ka meie panga kliendid satuks kuritegude ohvriks, et me anname vähemalt enda parima, et seda ära hoida. Räägime ka täna ennetustööst, aga võib-olla alustuseks pettused tänapäeval, et kui levinud üldse Eestis täna pettused on võrreldes muu maailmaga? Võrreldes muu maailmaga on täpselt samas kohas. Ehk ma ütleks niimoodi, et pettused on hetkel kuritegevuse vaates kõige aktuaalsem probleem Eestis kindlasti. Ja ma usun, et ka mujal maailmas see on väga kiiresti tõusvas trendis. Ma julgeks nimetada, tegemist on pettuste pandeemiaga. Ja kui me mõtleme ajaloos tagasi, siis kuidas on pettused ajas muutunud? Millised olid pettused algusaegadel ja millised on need täna tehnoloogia tõusuga? Kurjategija mõtleb kogu aeg välja uusi võimalusi, kuidas siis inimestelt raha välja petta. Ma arvan, et see pettused said alguse juba siis, kui inimesed tegelesid ilmselt koriluse ja jahindusega. Ehk siis, kui keegi soovis vahetada võib-olla siis marju nahkade vastu, siis ka kindlasti üritati kellegi nahku üle kõrva tõmmata. Et see on käinud inimkonnaga arenguga kaasas ja muutub kogu aeg. Nii et ma võin isegi öelda seda, et täna me tuvastame olukordi, kus petturid muudavad oma moodi operandit ehk siis seda toimimisviisi või pettuse skeemi 3 korda päevas. Ja millised on täna kõige levinumad pettuse vormid? Ma ikkagi ütleks kindlasti wishing ja phishing, et seda inglise keeles on raske võib-olla siis välja hääldada, aga tegelikult eesti keelde paneme ümber siis, et tegemist on siis kas siis telefonipettustega või õngitsuspettustega ja õngitsuspettuste all siis me mõtleme seda, et kui keegi saadab kellelegi mingisuguse lingiga e-maile näiteks või siis ka osaliselt võib selle üle kanda kas investeerimispettustele, eks ole, kus siis tegelikult meelitakse inimesi siis investeerima, kas siis mingite linkide kaudu. Aga jah, täna ma ütleks ikkagi, et siis telefonikõned, õngitsuspettused ja eraldi siis ka investeerimispettused, et investeerimispettustega seotud kahjud iseenesest kõige suuremad. Numbrid, võib-olla arvuliselt nii-öelda juhtumid ei ole kõige suuremad, aga kui seal juba inimesed kahju saavad, siis tavaliselt päris märkimisväärselt. Kas sul on näiteid tuua viimaste aegade pettustest, mida sa oled ise näinud, millele jälile saanud? Et mis need täna kõige aktuaalsemad on? Eile esinesid rahapesu konverentsil ühe ettekandega ja siis saalis oli 200 inimest. Küsisin, kes teist tõstke käsi, kes ei ole saanud petukõnet viimase aasta või 2 jooksul, mitte ühtegi kätt, üks käsi tõusis. Ehk siis 200 inimesest 1 ei ole kõnet saanud. Mina olen saanud 5 kõnet vähemalt petturitelt viimase 2 aasta jooksul. Ja lisaks on mind üritatud petta korduvalt näiteks siis marketplace'is, kui ma olen mingisugused oma asju soovinud seal müüa. Ja ma arvan, et ma ei suuda kokku lugeda neid e-maile, mis ma olen tegelikult saanud siis petturitelt. Ja praegu on siis levinumad skeemid need, et kõigepealt telefonipettustest helistatakse tavaliselt siis sooviga, öeldakse teile on vaja vahetada elektriarvestid. Helistatakse eesti keeles.
see nüüd on see uus muutus, mis on toonud kaasa ka pettuste suurenemise laine Eestis, et kui sa just enne mainisid politsei statistikat, on ju, siis eestikeelsed kõned on üks põhjus selle taga. Ja see helistaja, kes eestikeelseid kõnesid teeb, üks meesterahvas, ma ei tea, võib-olla naisterahvaid ka, minuga on rääkinud meesterahvas, tema on ülimalt veenev, oskab päris hästi põhjendada seda. Ja mis siis toimub, on see, et öeldakse vaja siis paigaldada või vahetada elektriarvestid. See soov tuleb kinnitada siis PIN-1-ga. Telefon piiksub, PIN-kood tuleb vajutada ja need, kes vajutavad, nendele helistab natukese aja pärast tagasi keegi pangast. Ja ma pean tunnistama, et petturid on siis ka mind laulu sisse kaasanud. Viimasel ajal siis on olnud juhtumeid, kus helistab Raul Vahtra Swedbankast, kes esitab siis ka enda isikusamasuse tõendamiseks Ü-gaasika poolt väljastatud, ma ei tea, kes ta on, võib-olla Eesti Panga asepresidenti peetakse silmas, võib-olla kedagi teist Ü-gaasikut. Töötõendi saadab sellega näiteks siis WhatsAppiga enese kinnituseks ja ütleb, et nii, aga nüüd kinnitasite, saite just ühe kõne ilmselt, kinnitasite midagi PIN-koodiga, petturid on nüüd teie kontole ligi pääsenud ja asunud siis kontot tühjendama, aga selleks siis, et neil see ei õnnestuks, meil on siis vaja, et hakata ruttu tegutsema. Esiteks siis tuleb teile kinnitus, kus te peate isikusamasuse tuvastama, eks ole, pange PIN-1 ja siis PIN-2-dega peate hakkama siis peatama neid tehingud. Tegelikult, mis juhtub, on see, et PIN-1-ga laseb inimene petturi kontole ligi ja PIN-2-ga hakkab ta kinnitama maksed enda kontolt ära või siis suurendada limiite, mis iganes, et tegelikult siis tegelikult on juba inimene pettusohvriks langenud jah, selle hetkel. Kui sina oled väga teadlik inimene nendes pettustes, kui sina selle kõne saad, mis sa teed? Paned kohe kõne ära, räägid midagi kaasa, mis sa teed? Professionaalselt huvitab, kui ta pettur töötab, et ma tavaliselt, kui mul on aega, on olnud juhtumeid, kus ma olen kohe kõne ära pannud, sest ma lihtsalt olen mingi nõupidamise, mul ei ole aega vestelda kurjategijatega. Aga professionaalsest huvist, kui mul on aega, siis ma mängin kaasa mingi, et ma lihtsalt tahan näha, kuidas nad töötavad. Et olen ka kaasa mänginud ja mingil hetkel siis, kui nad juba ütlevad, et nii, aga nüüd hakka mulle esitama andmed ja ma tahaks midagi PIN-koodiga kinnitada, siis see on nüüd see, et kus ma enam edasi ei saa minna. Ja siis ma tavaliselt annan neile teada, siis ma küsin vastu küsima, et kas sul peret on ja kas sa saad aru, mida sa teed, et sa lõpetad vanglas, et sa tegelikult ju petad inimesi ja üritad nende südametunnistuse mängida. Tavaliselt selle peal lõpetatakse kõne. Kas nad teavad, kellega nad räägivad? Ma arvan, et osadel juhtudel teavad, osadel ei tea, et on neid kõnesi, kus nad ilmselt kuskilt andmebaasist on numbrid saanud ja helistavad suvaliselt inimestele, fishivad nii-öelda, eks ole, kalastavad. Aga viimasel ajal, mida me näeme, mulle tundub, et on levimas see skeem, kus tegelikult petturid on ilmselt uurinud inimeste tausta. Ja eriti kõnetatakse siis praegu neid isikuid, kes on mingite ettevõtete juhatuse liikmed ja omanikud. Ja mis nende eesmärk on siis, et väidetavalt, kui ettevõte on edukas, eks ole, see inimene on ilmselt parakam. Ehk siis nad on hakanud nagu rohkem neid targetima, et saavad sellised täitsa nagu lugupeetud ärimehed saavad ettevõtete omanikud, juhatuse liikmed saavad kõnesid. Jah, ja nende info on ju avalikult ka. Ja see on avalikult kätte saada. Loomulikult lähed ettevõtte kodulehele, vaatad äriregistri andmeid, need on igal pool nagu olemas, nii et sealt sa saad telefoninumbri, saad nime, hakkad suhtlema. Mainisid, et suurenenud on eesti keelt kõnelevate petturite arv siis. Kas nad päriselt, meil on Eestis nii palju pettureid või see on kuidagi tehisintellekti töö, et esialgu mulle tundub, et siis on, ma ei tea, kas võib-olla politsei teab täpsemalt, kus kohas siis need grupeeringud tegutsevad, et enne meil oli pigem siis juksed Ukraina päritolu grupeeringud tegid venekeelseid kõnes, aga siin on kaks varianti, kas on nüüd Eestis tekkinud mingisugused kohalikud petturid, eks ole, kes kõnesid teevad või siis on see, et nad töötavad kellegi teise jaoks, et on see siis Ukraina kuritegelik ühendus, on see mingi muu kuritegelik ühendus, et ma ei oska seda öelda, eks me siis saame teada, kui politsei nad kätte saab, et ajakirjanduses kirjutatakse, kes nad siis sellised olid. Ma arvan, nad vahele jäävad varem hiljem, aga hetkel ma ei tea seda. Miks inimesed langevad pettuse lõksu? Petturid on hästi veenvad. Tegelikult, kui me vaatame need phishingu e-maile, mis saadetakse, siis viimasel ajal on hakanud levima need, et pank palub andmeid uuendada. See on nii professionaalselt tehtud, et isegi meie enda panga töötajad on öelnud, et vau, see näeb välja täpselt nagu Swedbanka link, nagu Coop Panga link. Et need levivad siis erinevate pankade nimede alt ja öeldeks, peate andmeid uuendama, palun klikka. Ilmselt AI aitab siin kaasa. Kui varem oli see, et sa pidid nagu, kui sa tahtsid mingit veebilehte näiteks kopeerida, kopeeriti kas Swedbanka lehti, teiste pankade lehti,
siis sa pidid natukene jagama ka, eks ole, seda veebidisaini tehnoloogiat. Tänapäeval ma arvan, et see on tunduvalt lihtsam AI abiga, lihtsalt tehnoloogiliste vahendite abiga see leht tegelikult teha üks järgi. See on üks põhjus. AI abiga, nüüd suurte keelemudelite abiga on tekstid muutunud grammatiliselt korrektseks. Varem, mis petturid sagel ära andis, oli see, et see oli halva Google Translate'iga tehtud tõlge, mis ajas pigem naerma, eks ole, kui oli tõsiselt võetav. Täna on niimoodi, et ma loen seda linki, vaatan seda linki, mõtlen päriselt tõsiselt, on see nüüd Swedbanka saadetud, on see petturi saadetud. Ainuke võimalus on nüüd kuulajad, pange tähele, et kui te saate selle nutitelefonile seal peale, näiteks Swedbank või Coop Pank või mis iganes pangakliendid te olete või on see Telia või on see mingisugune elektrit tootev ettevõte, vajutage näpuga korraks selle saatja nime peale, mis on e-maili päises ja vaadake, mis aadressi ta näitab. Kindlasti tehke seda, ärge enne vajutage mitte ühtegi nuppu, mitte ühtegi linki, kui te ei ole vajutanud korra selle saaja peale oma pöidlega ja vaadanud, kes on. Arvutis on see paremini nähtav, nutitelefonis ei ole. Ehk siis ta kuvab Swedbank, aga kui sa sinna vajutad, siis vaatad see hoopis mingi muu aadress. Ja kui ta on muu aadress kui pank.ee või telia.ee või mis iganes tele2.ee, siis ärge sinna klikake. Ja teine asi on siis telefonikõned, eks ole. Ja kuidas petturid seal tegutsevad, on see, et nad panevad inimese ajalise surve alla. Nad mängivad emotsioonide peale, et nüüd on jama. Sa oled kohe oma rahast ilma, petturid on sul, eks ole, saanud kontole ligipääsu, lähedane on saanud viga, ühesõnaga mängivad mingisuguse hädaolukorra peale. Ja see viib inimesed rööpast välja, blokeerub kaine mõtlemine kriitiline ja kui nad teevad seda väga veenvalt, siis minnakse sellega kaasa. Minu soovitus, võtke aeg maha. Keegi helistab pangast, keegi see konto ligi ütled, okei, ma lõpetan selle kõne ära ja ma helistan panga ametlikul infotelefonil tagasi ja uurin, kas see on päriselt nii. Ja siis vaadake, kas see kõne katkestatakse või katkestate. Suure tõenäosusega katkestate. Ärge samal numbril tagasi helistage. Need numbrid on kõik spoofitud. Kui te helistate samal numbril tagasi, satute suvalise Eesti inimese peale, kes ei tea üldse, et tema numbrit kasutatakse. Sellel ei ole mingit mõtet. Et tegelikult on see, et helistage selle organisatsiooni ametlikule klienditoe telefonile ja uurige. Ärge sellise kõne peale mitte mingisuguseid asju PIN-koodidega kinnitada. Kui teil palutakse midagi PIN-koodiga kinnitada, see on 100% pettus. Kui teile helistatakse ja jõutakse PIN-koodidega kinnitamiseni, see on 100% pettus. Kui üldse sellest broadcastist midagi kaasa võtate, siis selle võiksite kaasa võtta kõik, kes siin kuulavad. Jah, ja väga hea analoog, et kui sinul on esmaabi vaja, et siis kiirabi enne, kui ta ühe verejooksu peatab, ta ütleb, tee seda, siis peatab teise verejooksu, nüüd tee seda, et kui tõesti midagi panga poolt, et su kaart on blokeeritud või midagi, siis pank teeb ise juba need tähtsad toimingud ära sinu eest. Saad täitsa õige. Kui meie tuvastame, et kliendi kontol toimetavad petturid, me peatame automaatselt ise kõik maksed ja selle tegevuse selle kliendi kontol. Me ei pea selleks kliendilt luba küsima ja mitte ükski pank sellest luba ei küsi. Et seega ärge muretsege. Kui teil on kõne pangast, et teie kontol toimuvad praegu pettused, on vaja midagi kinnitada, siis see viitab pettusel. Nii et ärge muretsege, pank peatab ise kõik maksed, kui me oleme jaole saanud. Ja siis juba tegelikult suheldakse teiega ametlike kanaleid pidi ja siis aidatakse see probleem lahendada. Kas öeldakse, et pettused on meist justkui või petturid on meist alati sammu võrra ees? Meie tahame uskuda, et pank on meist sammu võrra ees. Loomulikult on petturid sammu võrra ees, et pettur hakkab hommiku või tegutsema või õhtu, millal ta tegutseb selle mõttega, okei, mis ma täna uut välja mõtlen, kuidas ma saaksin täna mingi uue skeemiga inimese ära konksutada. Meie pangas saame sellest uuest skeemist teada siis, eks ole, kui ta on juba paar inimest ära konksutanud. Siis me näeme, petturid kasutavad seda moodus operandit, meie istume maha ja hakkame mõtlema, okei, kuidas me sarnaseid kaasuseid nüüd oma süsteemides tuvastame, kuidas me oma kliente ka aidata saame, muudame enda käitumismustreid, enda monitooringu parameetreid, saame sellele jaole, eks ole, tõkestame pettused, tunni aja pärast pettur vaatab, okei, pank sai vist mu skeemile jaole ja tuleb uue skeemile. Nagu ma ütlesin alguses, nad võivad 3 korda päevas muuta oma tegutsemismeetodid, seega meie oleme alati sammu maas ja reageerime. Teisiti ei olegi see mõeldav. Kas me saame lükata ümber müüdi, et petturid enamjaolt proovivad püüda vanemaid inimesi või just
selliseid haavatavamaid sihtrühmi, sa enne ütlesid, et praegult on rohkem edukamad inimesed. Nad üritavad püüda absoluutselt kõiki. Mingit vahet ei ole. Muidugi, kui sa saad ärimehe või isiku konksu otsa, kellel on kontol suurem summa rahast, on igal juhul lotovõit. Vahet ei ole, kas ta on pensionär, on ta nooruk, kellele isa on andnud investeerimiseks 10 000 eurot, eks ole, või ema, või on see mingi ärimees, eks ole. Tegelikult vahet ei ole. Kõiki rünnatakse. Et lihtsalt tõenäosus on see, et loomulikult, kui sa nii-öelda siis saad ligi kontole, mis kuulub edukamale või rohkem teenivale siis segmendile, siis lihtsalt võimalus on suurem, et sa saad sealt suurema kasu. Aga neil ei ole vahet, nad ründavad absoluutselt kõik. Nii et ma ei ütleks täna, et või vene keel või eesti keel, vahet ei ole. Kõik läheb, nende jaoks on ühtemoodi väärtus. Telefonipettustest veel rääkides, et kas see vastab ka tõele, et täna näiteks, kui tulebki võõras kõne, et sinna alla ongi juba võimalik kuvada, et näiteks helistabki Swedbank, kuigi tegelikult see ei ole Swedbank? Spoofing, jah, see on siis see numbri muutmine ja see tõesti toimib niimoodi, nad kuvavadki sulle, et Swedbank helistab või Telia helistab või Enefit helistab, ükskõik jah, loomulikult või mingisugune Eesti Post, eks ole, või vabandust, nüüd on ta siis jah, Omnivat, et see ei ole mingi tehniliselt üldse probleem. Loomulikult nad kuvavad seda, aga ma räägin, et kui pärast samal numbri tagasi helistada, satud suvalise inimese otsa. Et tegelikult nad lihtsalt võtavad mingisuguse suvalise numbri ja panevad süsteemi näitama seda ja selle läbi nad tõstavad oma usaldusväärsust, eks ole. Et mida me näeme ilmselt tulevikus on see, et minu väike murekoht on, mitte väike, tegelikult kõige suurem murekoht on see, et AI arenguga luuakse uusi võimalusi. Me juba rääkisime sellest, et pead lihtsam teha, eks ole, veebilehti järgi, usutavamaid kirjatekste koostada, eks ole. Aga tulevikus ma näen ikkagi või pigem juba lähitulevikus kõige suuremat ohtu deepfake'is. Ehk siis juba päriselt täna ei esitata mitte sellist natukene naljakat Raul Vahtra töötõendit. Vaid võibki olla nii, et Raul Vahtra konkreetselt helistabki Swedbanka taustal minu näo ja minu häälega. Ma annan siin praegu intervjuud, minu hääle näidis on võimalik võtta peale seda sama intervjuud, kui mind salvestatakse siin praegu ka minu nägu, panna see deepfake ja edaspidi need kõned tulevad minu alt, mis võivad välja päris usutavad. Ja ongi usutavad. Ja see saab olema, ma arvan, väga suur probleem ühiskondadel üle maailma. Enne kui see asi paremaks läheb see asi veel palju hullemaks. Ehk siis minu sõnum on kõigile, kui ma juba ennetussõnumeid ära öelda, ärge uskuge, mida te loete, ärge uskuge, mida te näete, mõelge loogiliselt ja mõelge kriitiliselt. Ja alati võtta pigem see hetk, et sa helistad täpselt, võtta tagasi. Aeg maha. Võtta aeg maha, kiiret ei ole. Kui keegi ütleb, et nüüd kohe on vaja reageerida, ei ole. Ma mõtlen seda, et kui me täna meie sõnumid on ikkagi see, et petturid kiirustavad tagant, neil on alati kiire. Kas petturid ei hakka juba mõtlema selle peale, et äkki mul on vaja luua pikem usalduslik suhe ja seejärel teda petta? Seda tehakse ka, et teatud pettuste liikide puhul näiteks on armupettused. Nad siis püüavad tegelikult neid inimesi, kes on kas mingi läheduse kaotanud, ongi sellises tundlikus eas, eks ole. Ja tavaliselt see ongi, ma olen mingi sõdur kuskil välismaalt või ma olen mingi ekspert, töötan välisriigis, eks ole, ma olen edukas, saadetakse ennast ilus pilt ja see on see, kus deepfake'i palju kasutatakse. Need on pikaajalised, see võib kesta mitu kuud. Võidetakse siis selle inimese süda, enne tehakse korralik eeltöö, näiteks vaadatakse, et keegi on kaotanud kellegi lähedase. Kus see info saadakse on see, et inimesed panevad hästi palju infot sotsiaalmeediasse. Et see on võib-olla üks asi, kui ma jälle julgen nagu inimestele midagi soovitada või kedagi üles kutsuda, ärge pange oma isiklikke asju nii palju võib-olla sotsiaalmeedias kaaluga, kas see on miks on vaja enda nagu elu demonstreerida kõigil üle maailma. Petturid loevad seda täpselt sama suure huviga ja kasutavad seda ära. Ja sellise petuskeemi puhul siis hakataksegi suhet üles ehitamise või võtta mitu kuud ja see ühel peal ütleb, ma tahaks sulle külla tulla, mis iganes, ma jäin haigeks, ma olen näed siin, saadetakse endast pilt, eks ole. Üks klient armus ju Brad Pitti ära, kes oli haiglavoodis, ütles, et tal on vähke, tal on nüüd mingisugune probleem maksetega, kas sa saab mulle raha anda, inimene kandis talle 20 000 eurot Brad Pittile, kes oli haiglavoodis, vajas abi. Aga see oli ka mitu kuud üles ehitatud süsteem ja seal kasutati siis seda deepfake'i väga hästi. Nii et kui kellelgi tekib mingi tutvus välisriigis ja see tundub liiga ilusat olla tõsi, siis ma võin kinnitada, et see ei olegi tõsi, et see on pigem ongi tegemist armupetturiga.
jah, ja mis puudutab seda veel, et sotsiaalmeediasse enda isiklikku või tundlikku info või üldse sotsiaalmeedias info jagamist, lisaks ka see, et näiteks kui sa isegi saad aru, et on tegemist petturiga, kes sulle helistab, et minu soovitus oleks ikkagi see, et mitte midagi rääkida nagu vastu, kui sa ütled näiteks, et tahad kuidagi viisakalt seda kõne lõpetada, et ma praegult ei saa rääkida, et ma olen trennis või kuskil ära, see on juba sisend petturile, on ju. Absoluutselt ja kui kindlasti saate venekeelse kõne ja räägite eesti keelest ja teile väidetavalt helistatakse kuskilt pangast ja riigiasutusest ja politseist ja kus iganes, mitte teie emakeeles. Täiesti kindlasti pettur ja teine asi, no eks see ongi iga inimese valik, et kui palju ta räägib või mis mitte, et üks kampaania ütleb tänan ei, eks ole, mina isegi seda tänan ei ütle, et ma ei arva, ma pean petturit tänama selle kõne eest, eks ma lihtsalt panen selle kõne ära ja ütlen, et ma tean, et osa minu tuttavad kasutavad ka vene keeles üsna mahlakat sõnavara enne, kui nad selle kõne lõpetavad, nii et eks igaüks valib ise, kuidas ta seda teeb, aga minu soovitus on lihtsalt see kõne ära lõpetada. Tõesti, nii nagu sa ütlesid, ära anna mingit infot, ära lasku üldse diskussiooni suguse inimesega. Ei ole vaja. Räägime sellest kahju ulatusest. Tõin siin PPA statistikat välja, aga kas sina saad meie panga poolt kommenteerida, et näiteks kui suur on täna see keskmine kahju näiteks sellel aastal, mis on... Väga raske hinnata. Inimestel, no see nüüd on see küsimus, et üks asi on need summad. Noh, võib-olla ma ütlen näiteks 8000 või ütlen 16 000, see ei ütle midagi sellepärast, et näiteks inimesele, kelle sissetulekud on väiksemad, tema jaoks on juba see 100 euro kaotus. Tähendab seda, et läheb kuu lõpus nälga. Tema jaoks on see meeletu kaotus. Teise inimese jaoks on see sama 100 000 eurot, meeletu kaotus. Et mastaabid on nii erinevad. Mina ütleks niimoodi, et kui kurjategija saab kontole ligi, siis ta võtab ära kõik, mis seal on. Tavaliselt. Et põhimõtteliselt kõigest ilma saad ikka kuu lõpuks nälga, sest su säästud varud on ka läinud. Ja mis on kõige hullem, nad vahestel võtavad siis inimese nimelt ka uusi laene peale, näiteks kiirlaenu firmadest ja kuskilt ja siis inimene lisaks sellele, et ta on kõik kaotanud, on ta veel ka võlgu. Nii et need on need probleemid ja see iga lugu on traagiline. Ehk siis olenemata summast ja ma arvan, et summad ei oma siin üldse tähtsust. Jälle natuke ennetusest rääkides nüüd. Ma päriselt soovitan kõigil üle vaadata oma limiidid. Kui sa ei tee näiteks välismakseid tavaliselt, ei osta midagi internetist, keera kinni. Kui sa ei kasuta sularaha, võta sularaha limiidid miinimumini. Ehk siis nende lihtsate sammudega ettevõtete puhul täpselt sama. Kui sa ei tee ülekandeid miljonites, ära hoia enda limiite lahti miljonites, vaid vii limiidid vastavusse ja teiseks ma üldse soovitan, et kui sa pigem tellid välismaalt kaupu harvem, pane üldse välismaksed kinni endale. Tee lahti ainult selleks hetkeks, kui sa midagi tellid. Näiteks ka kaardi puhul on ju, et kui see ei ole väga sage, eks. Nii et iga inimene võiks ise hinnata, see aitab ka riske maandada, sest et kui kurjategija saabki kontole ligi, siis on tal vaja hakata neid limiite suurendama, siis hakkavad tulema järele teised, eks ole, nii-öelda teavitused kliendile. Ja kui sa nüüd teavitust tuleb mingi, siis siin on nüüd teine koht. Ehk siis alati tasub mõelda, kas mina alustasin midagi. Ehk siis kui tuleb teavitus midagi kinnitada PIN-koodiga, sina ei ole seda sessiooni alustanud, siis mitte mingil juhul ei tohi seda teha. Vaid sellisel juhul tuleks kohe helistada panga infotelefoni ja öelda, okei, ma sain Swedbankast näiteks või SEB pangast ja kuskilt mujalt teavituse, aga ma ei ole mingit sessiooni alustanud, kas keegi teine toimetab minu kontol. Kohe tuleks see kõne teha ja pank saab reageerida, eks ole, et võib-olla ongi seal keegi kontol juba. Et ja loodetavasti limiitide alandamine aitab ka seda, et kui need teavitused tulevad, loed läbi, saad aru, et keegi on siin, keegi üritab mul mingit limiite suurendada, eks ole, et jõuab vahelastu. Nii et see oleks minu üleskutse. Aitäh, Raul, sa tõid väga head ennetusmeetmed juba välja, aga ma küsin, iga inimene tahab teada, kui on juba pettus toimunud, kui suur tõenäosus on, et ma saan raha tagasi? Väike. See halb uudis on, et see on väike. Ja põhjuseks on see, et Euroopa Liidu üleselt toimivad täna välkmaksed. Pankadel kõigil üle Euroopa on kohustus teha euromakse 10 sekundiga. Teie raha on 10 sekundiga teises riigis ja sealt teisest riigist 3. riigis ja sealt 10 sekundiga 4. riigis. Ehk siis isegi kiiresti tegutsemine ei... On vahest läinud hästi.
igal juhul tuleb esimesel võimalusel reageerida ja panka teatada. Meil on võimalik tegelikult võtta ka nende teiste pankadega ühendust ja on õnnestunud peatada. Aga siin on juriidiline nüanss, kui ta on juba selle teise isiku kontol teises pangas, siis see inimene on selle konto valdaja, ehk siis see pank ei saa automaatselt seda makset tagasi kanda, vaid siis hakkab üks protsess selle ümber. Ehk siis inimene peab ise nõusoleku andma ja nii edasi, või siis tuleb alustada menetlusega tõendada, et see oli petetud raha ja siis juba läbi juriidiliste protseduuride saadakse see raha tagasi. See ei ole nii, et näiteks siit kantakse SEB panka ja siis me ütleme, et see oli pettus ja SEB saab selle kohe tagasi kanda. See nõuab teatud juriidilisi protseduuri nüansse. Ehk siis on võimalik, aga ma ei annaks väga palju lootust. Korra veel mul tuli küsimus sellega, et näiteks kui mulle helistatakse, ma saan aru, et on pettus. Ma panen selle kõne ära, aga kas mul oleks mõistlik ikkagi panka teavitada, et need sellisel numbril pettus kõneleb, et on see... Ma usun, et pangateate võiks ikka teha igaks juhuks, et see annab ka meile ülevaadet, et palju meie klientidele sellise kõnesi tehakse ja millist moodus operandit või mis nagu kui võimalik veel ka öeldaks, mis on näiteks tehti, kas see pangateate ja nii edasi, et me saame siis lihtsalt nagu teadmiseks võtta informatsiooniks. Ja igaks juhuks üle ka vaadata võib-olla, eks ole, kui klient soovib, et ega see on nagu midagi ligi ei pääsetud, aga ilmselt ei pääsetud, kui veel PIN-kood ei sisestatud, eks. Aga üldiselt jah, et see on ikkagi nagu pettuse katse oma olemuselt, eks ole, aga selliseid kõnes on muidugi hästi palju. Aga kui paar klienti juba sellise teate saadavad, siis me vähemalt teame, mis jutuga need petturid parasjagu jälle siis meie klientidele naha alla üritavad pugeda. Nii, ja kui me liigume, sa oled tublisti toonud digihügieeni või seda ennetustööd sisse, aga kordaks veel siin podcasti lõpetuseks üle, et mis on need 2-3 sammu, Raul, kõige praktilisemad sammud, mida iga inimene saab täna ära teha, et end kaitsta? Esiteks, mõelda ja vaadata üle, millised andmed on sinu kohta ja sinu pereliikmete lähedaste kohta saadaval. Internetis, Facebookis, kes sinna ligi pääseb, kas profiil on avalik või ei ole, sest et see on see, kust andmeid kuud. Teiseks, vaadata üle oma limiidid, välismakse lubadused oma panga siis kontole ja nii edasi. Ehk siis viia need vastavusse tegelike käitumisharjumustega. See aitab kaitsta väga hästi. Kolmandaks, rääkida pereliikmetega nendest pettuse riskidest ja eriti siis võib-olla ka vanemaealiste pereliikmetega ja noorematega. Ma soovitaks isegi kokku leppida võib-olla sellise peresisese salasõna ja see siis eelkõige oleks sellise, kui hakkavad levima veel rohkem sellise deepfake pettused ja helistab keegi, et ai, mul juhtus õnnetus ja nüüd palun aita mind, eks ole, ja suhteliselt nagu oma lapse või ema või sugulase häälega. Et siis on olemas ka selline kontrollküsimus, mida sa küsid, millele sa teab vastust ainult pereliige. Seda ma soovitan muuseas teha ka ettevõtetel, et kas siis vaadata üle oma protsessid, et näiteks kas raamatupidaja, mis summas saab ülekandet teha või kes üldse kinnitab mingid ülekanded või siis see on nii-öelda juhi pettuste vältimiseks, eks ole, et kui siis nagu juht helistab ja annab raamatupidajale mingi korralduse või kirjutab, et siis tegelikult teil on organisatsioonis kokku lepitud, et mis kanaleid kasutatakse ja kuidas näiteks see raamatupidaja saab kinnitada, see on päriselt juht. Et väga soojalt soovitan need protsessid läbi mõelda, kas mingit salasõna kasutada või midagi, sest et need pettused on väga levinud ja see on kuldne target, siis siuksed ettevõtted on petturite jaoks, nad üritavad väga. Ja viimane soovitus, kui teile keegi helistab, kui te saate mingi emaili, võtta aeg maha. E-maili saades pane näpp sinna aadressi reale, kes sulle selle saatis, vaata, mis on see aadress, kas see on päris asi või ei ole. Kui on kahtlane, helista sellesse organisatsiooni üle või saada ametlik teade sinna ja küsi, kas te saatsite sellise kirja. Sama telefonikõne puhul. Kui helistab, tundub natuke kahtlane, lõpeta kõne, helista sinna sama organisatsiooni ametlikul telefoninumbril tagasi ja uuri. Ja investeerimispettuste vaates. Kõik, mis tundub liiga hea, et olla tõsi, on pettus. Ärge uskuge lubadusi, tehke põhjalik taustakontroll enne, kui te kuhugi otsustate midagi investeerida. Ja sama asi,
väga levinud on interneti nii-öelda siis kaupluste pettus. Ehk siis ma arvan, meid kõik on võib-olla üritatud petta, et kanda mingit raha üle. On ju. Kui sa kannad kuhugi raha üle, et näiteks soovid osta midagi, mis iganes. Vaadake, kas see on päris. Ma oleks ise ükskord peaaegu petta saanud musta reede pakkumisega. Täpselt nagu originaalleht. Üks ühele aadressi real oli ainult üks erisus. Punkti asemel oli sidekriips. Ja hind oli liiga hea, et olla tõsi. Ja see oli see, mis mul tundus hind on tõsi, vaatasin, aga leht tundub nagu õige. Vaatasin veel kord hästi tähelepanelikult aadressi rida. Ja seal oli punkti asemel või kriipsi asemel oli punkti asemel kriips, ma ei mäleta, aga ühesõnaga väike muudatus. Ja ma ei kujuta ette, palju nad tegelikult võisid sellega välja petta. Nii et olge tähelepanelikud, olge kriitilised, võtke aeg maha, mõelge, uurige, ärge rabistage. Ja mulle tundub, et investeerimispettustel ise isiklikud näited meil kogumispäeviku grupist, et kui juba oled selle investeerimispettuse ohvriks langenud, siis helistab sulle, ma ei tea, petturi keegi, kellega ta koostööd teeb ja ütleb, et näed, sa langisid pettuse ohvriks, ma tulen, aitan sind sellest välja ja inimesed on isegi haavatavad juba ja nad maksavad veel ja see pettus on mitmeastmeline. Esimene asi, sa saad petta, siis sa saad aru, et sa saad petta, siis tuleb sinu päästja kuskilt. Oi, et siin see oli pettus, meil on veel kliente, kes said petta, me paneme nõuded kokku, me aitame sind, väike advokaaditasu vaja maksta. Ja siis tuleb veel kolmas ring ka. Et need on mitmeastmelised ja tegelikult inimesed tehakse täitsa paljaks. Ühesõnaga, kui sa saad investeerimispettusega vastu pükse, siis tegelikult ei ole midagi teha, siis tuleb peeglisse vaadata ja tõdeda, et raha on läinud. Ja kui keegi pakub välja, et ta tuleb sind päästma, siis ka see on pettus. Nii et siis tuleb lihtsalt kaotusega leppida, sorry. Politseis avaldus teha ja ei ole vaja neid päästjaid uskuda. Just. Ja võib-olla viimastel aegadel on palju näiteks televisioonis räägitud sellest, et suitsuandurid käidakse kontrollimas ja ka petturid tulevad ka töötajandite ja asjadega, et siis võib-olla ka siit see mõte edasi anda, et nii nagu pank ei tule sinu koju, ei tule ka mõni muu organisatsioon ette teatamata, et ära lase pettureid enda digiruumi ja ka enda päris Päästeamet võib need kontrollida, aga siis sellisel juhul täpselt ongi jälle see, et kui keegi tuleb ukse taha ja ütleb, et ma olen Päästeametis, siis on oodake natukene, helistate Päästeametisse ja küsite, kas teil on inspektorid sellel aadressil praegu. Või kas teil on, ma ei tea, isegi erariidetes politseinikud sellel aadressil, võite täitsa julgelt küsida. Aitäh sulle, Raul, selle kiire ülevaate eest, mis täna pettusemaastikul toimub ja aitäh selle eest, mida sa teed igapäevaselt Swedbankis. Aitäh kutsumast, rõõm on minu poolne, et alati hea meelega räägin. Aitäh. Kogumispäev. Kogumispäev.